No nii, isikud viin nüüd läbi teiega tervitamise teostamise protsessi, mille jaoks opereerin antud mikrofoni. Ma tahtsin tegelikult ütelda, lugupeetud härra presidendikandidaat, ülimalt toredad, auväärsed ja lugupeetud Tartu inimesed, tere teile! Ma kasutasin meelega sellist keelt, mida ma keeletoimetajana ja keeleõpetajana pean iga päev korrigeerima ja mille nimel ma pean iga päev võitlema oma õppuritega, üteldes neile, et kullakesed, me ei tohi niimoodi rääkida ega niimoodi kirjutada. Me peame rääkima ausat, ilusat eesti keelt, mis tegelikult on ju sündinud suurelt jaolt siinsamas Tartus, kus esimesena pandi paika ärkamise aja kivid, kus endale järgnes Tartu renessanss, kus järgnes nii palju head ja eestikeelne rahvusülikool. Selles linnas peame me uskuma, armastama ja lootma, et meie eesti keel jääb igaveseks alles, aga et ta ei jää alles nagu mingi puine, ära nuditud ja nüsitud, pooleldi maha lõigatud puu. Et ta ei oleks mitte niisugune nagu need kännud seal Haapsalus, selle 238 Pärna asemel, vaid et ta oleks elus ja ilus, et ta suureneks, et ta võtaks rohkem maad ja et võib-olla inglased hakkaksid rääkima eestikeelseid sõnu inglise keele teksti vahele, aga mitte vastupidi. Selle nimel olen ma elanud, selle nimel olen ma töötanud ja selle nimel ütlen mina, et niisugust presidenti nagu Henn Põlluaas, kes eraldi oma presidendikandidaadi nii-öelda troonikõnes ütles, et ta tahab kindlasti seista eesti keele säilimise eest, eesti kultuuri säilimise eest, selle kõige ilusa eest, mis ühendab teid, mind ja presidendikandidaat Henn Põlluaasa. Selle inimese nimel tahan mina teha palju. Ma mõtlesin, mida ma teeks täna kõige paremini. Ja siis ma mõtlesin, et kui on selline võimalus avaldada austust inimesele, siis miks mitte teha seda niisuguses eesti keeles, mis tegelikult hoiab meie keele elus, mis ei ole tarbekeel ega ametikeel, mis ei ütle, et too mulle kohvi või võta sealt see pann, vaid mis oleks luulekeel. Ja ma otsustasin, et Henn Põlluaasa presidendikandidaadi kiituseks ma kirjutan oodi. Minu teada me oleme siis EKRE-ga väga innovaatilised, nii palju kui mina mäletan, ühegi teise presidendikandidaadi kiituseks oodi ei ole. Henn Põlluaasa ja teie lahkel loal ma siis loeksin sellega avalikult ette. Ja nii, kuulake siis, ood Henn Põlluaasale. Nüüd Eestimaal kajagu Nurmed ja Laas, ainus president meile on Henn Põlluaas. Temal mehel on mehine pale ja kuju, tal on naeratus näol, mis teeb rõõmsaks me tuju. Eesti rahvale on temal mõndagi öelda, millest igaühel on tarvis mõelda. Tema ütleb, et jäägu me riik, keel ja rahvus, jäägu kestma kultuur ja me eestluse tahtlus, meie priius ja ehe identiteet, Eesti südame sinimust valge leek. Eesti otsustagu neid asju ise, mis tagavad siinkandis elamise. Me ei ole Brüsseli sabarakk ega suurte vendade peksupakk. Edenema peab meie riigi kaitse, sinna antagu raha või riik ei õitse. Alles jäägu orkester ja kaplanaat, siis on kaitsevägi meil prima, vaat. Eesti olema peab demokraatlik riik, superandmebaasid on meile liig, vaba sõna peab jääma tõesti vabaks, muidu häbi ja vale me rahvast tabaks. Riigipiiri on seadnud Tartu rahu, vähemale me õigus ära ei mahu, aga lastega tuleb täita see maa, muidu tulevikust meil asja ei saa. Ärgu olgu abiks meil võõrtööjõud, muidu haua kohta me paadil on sõud. Aus on maksta me rahvale õiglast palka, et ei isamaa pinnal näeks võõrast salka. Meie koolides elagu eesti keel, õpetaja palk kerkigu veel ja majandus kasvagu, Eesti jõukus ja loodus lokaku, kestev nõukus. Sestap Eestimaal kajagu Nurmed ja Laas. Ainus president meile on Henn Põlluaas. Aitäh!